Kõrgema kunstikooliga Pallas seob meid pikaajaline koostöö. Juba aastal 2012 kutsusime appi Kõrgema kunstikooli Pallase tudengid kujundama ja kaunistama Suislepa paadikuure. Tookord andsime ülesandeks, et need paadikuurid oleks rõõmsalt ja kaunilt kujundatud ja piirkonda iseloomustavalt. Edasi töö kestis meil veel ka järgnevatel aastatel, nii said Mustlasse lõbusad päkapikud jõulude ajaks, samuti Mustla ainukesele rõdule humoorikalt käega viipav jõuluvana, mis leidis isegi ülemaailmses huumorilehes kajastamist. Ja nii me oleme jõudnud tänasesse päeva, kus me siis pakkusime võimalust just Kõrgema kunstikooli Pallase skulptuuri alast koostööd teha. Ja selleks pakkusime välja Viljandi-Tartu maanteel valla ja linna piiri peale ringteele sellise platvormi, kus siis tudengid saaks oma ideid ka realiseerida. Mõte on just see, et 2-3 aasta jooksul vahetuksid need tööd, et anda noortele skulptoritele esimene võimalus oma ideid realiseerida ja koguda tuntust ja tähelepanu, mis meil kindlasti peale kooli lõpetamist väga vajalik on. Ja täna on siis esimene konkurss lõppenud ja selle konkursi juures võib veel mainida, et just tingimused on need, mis selle konkursiga võib-olla eriliseks tegid. Sest ei olnud eesmärk teha midagi väga selget, tuntud ja ei ole eesmärk on püüd kõigile meeldida. Pigem näidata kunsti erinevaid stiile, eriti skulptuuril. Ja konkursi tingimustes ongi üles seatud tingimus, et kavandatav teos peab olema julge ja nüüdisaegne. Teose ideestik võib haarata teemasid päevakajalistest igihaljasteni. Ning et teost iseloomustavad märksõnad võiksid olla julge, üllatuslik, mõtleva panev, humoorikas, rõõmus, taaskasutusmaterjalidest ja vajadusel ka võiks ta olla teisaldatav. Me oleme siin skulptuuriosakonna hoovi peal ja siin on hästi palju töid, mida tudengid teevad oma õppimise aja jooksul. Nüüd see koostöö, mis on toimumas Viljandi vallaga, on midagi, mis viib need tööd siit hoovi pealt ära ja viib nad tegelikult avalikkuse ette. Tudengitel on palju ideid ja neil on palju mõtteid ja tegelikult seda väljakutset sellisel kujul, nagu Viljandi vald seda pakub, ei ole meil seni olnud. Meil on olnud üksikud konkursse siin Tartu linnaga koostöös ja mõned väiksemad konkursid siin ja seal veel, aga sellisel viisil, nagu see praegu on tööle läinud Viljandi vallaga, see on esmakordne ja see formaat, mida me oleme mõelnud, et noored skulptorid saavad astuda välja ja proovida ennast avalikus ruumis nõnda, et see annab tagasisidet nendele edasiseks tegevuseks. See on suurepärane ja ma arvan, et see kindlasti rikastab tulevikus Eesti skulptuuripilti ja meie avalikku ruumi. Viljandi vallavalitsuse ja Kõrgema kunstikooli Pallas ühine kunstitööde konkurss on lõpule saanud ja mul on siin suur au ja rõõm Viljandi vallavanem Alar Karu nimel üle anda 3 preemiat, mis selle konkursiga kaasnesid. Nii, ja 3. preemia töö eest Sorteeri pälvis Urmo Teekivi. Teine preemia töö eest Tee läbi aja ja ruumi läheb Dmitri Korbušinile.
konkursi laureaadiks tunnistati ja esimese preemia töö eest Sammud Viljandi pälvib Rasmus Eist. Aitäh, olen Rasmus. Tänan selle, et sain oma selle töö võiduks. See töö ka tuli tegelikult mul täiesti kogemata välja, et nagu ikkagi on asju, mis tulevadki täiesti ootamatult, et seesama töö, mis mul käsi, mis tegelikult on minu enda käsi, et sai skännitud, on siis tõesti üks sihuke töö, mis ma loodan, et inimestele väga meeldib. Ja samas on see tore, et mu enda käsi on siis mängus ka kuskil Eesti pinnal, et tatsab ringi ilusasti ja mõte ongi tegelikult see, et see on nagu lapsepõlveski. Tatsasite kuskil maapinnal ringi, te kasutasite oma kätt ja see ongi täpselt nii lihtne, see töö ongi. Ei ole mingisuguseid keerulisi tagamõtteid, vaid lihtsamast lihtsam. Aitäh!